no alustuseks võibki kohe öelda, et tegelikult ma olen siukses väga suures perse olukorras, ütleme niimoodi. Pea käib ausalt öeldes õhtu lõpuks on pea täitsa väsinud. Ja siis ma proovingi teile natuke lahti seletada, sellepärast et ma tean, et te ka aru ei saa. Aga noh, teid ma ei süüdista, sellepärast et te elate Eestis ja te olete eestlased, ja mina olen juba 30 aastat Taanis. Ega kui ma vaatan ka kõik, mis toimub Eestis, ega ma ei saa ka absoluutselt mitte muhviga aru. Nii et see on nagu võrdne, et te ei saa aru, mis ma teen ja ma ei saa aru, mida teie teete. Ma veel selgitan teile lihtsalt lahti. Vaadake, asi on selles, et praegu nende sadamatega on nii keeruline. Türa seal Kreenas, see oleks nagu super, seal on ainult kilomeeter välja ja sõidad välja. Seal ei ole kohta. Kuigi see koht on siga kallis, seal isegi ei ole seda kohta. Siis see teine sadam, mis seal kõrval on, ja seda olete mu videodes näinud. Ma olen öelnud, vaata, et siia tahan luua. Seal on samamoodi siga kallis, pluss seal peab veel olema mingisugune kuradi eraldi mingi superluks kindlustus paadil, on ja. Ja tuleb välja, et seda superluks kindlustust minu selle paadile ma isegi ei tea, milline seltskõja või noh, firma annab. Sellepärast, et mul on mingi 100 kuradi esimesest maailmasõjast see paat, on ja. Siis ma ei saanud autoga siia, sellepärast ma käin treileriga. Et sinna panna, noh, mingi nipiga ma saaks selle kindlustuse peale. Ma arvan, et kui ma maksan seal mingi 1,5 euri kuus, on ja, mis kuus aastas, siis ma saan selle peale. Nii, edasi. Siis tuleb see veel juurde maksta selle sadama koha peale. Okei, pluss mul on sinna sõita 25 kilomeetrit. Üks ots edasi tagasi 50 kilomeetrit. On ja. Ja türa, siis on see teema, et siit nüüd üles minna, kuskil 8 miili on sadam, mis on seal täpselt, kus läheb Kädekätti. No selle, ütleme, suudmes, kus on Kädekätt algab. Seal saaks võrke panna ja seal saaks lobstereid ka proovida, on ja. Seal on kohad, kus välja sõita, ütleme seal mingi 5 miili, siis on kohad olemas. Aga see jääb muu elamisest 50 kilomeetrit üks ots, eeldab seda, et 100 kiltsa on edasi-tagasi. Tänase küti juures on see, ma pean andma selles 25 euri on ju päev. Siis kujutate, liitke nüüd juurde kõik see, mis selle kuradi koha eest tuleb välja anda, pluss see kütt, mis sa maha sõidad. See on ju meeletu reis. Täiesti meeletu. Ühesõnaga väga suur ja raske asi on see. Nagu eile mul hea sõber helistas, üks parimaid sõprude helistas mulle eile ja ütles, et Ralf, tere, vanasti sa olid ikkagi nagu kuradi Gabriel reis. Püüdsid kelle ühe metsa kinni, sõid seda ja nahast tegid aluspüksid omale ja röövisid Ivo Schenkenbergi vendasid ja müüsid seda ja said omal süüa osta. Nüüd mina lihtsalt teen praegu täpselt seda sama, ainuke asi on see, et ma röövin kalureid ja saan nende käes süüa. Aga see ülejäänud jura, mis siin toimub, see on küll nagu väga keeruline protsess. Nagu võimalused on mitmesugused, aga kuidas neid võimalusi nagu õieti kasutada niimoodi, et ma ei jääks kuradi, ma ei tea, pitsi maksta mingi 10 000 euri raisk, et vaadata ja klaarida. Ma ei oska öelda, jah. Väga kuradi keeruline olukord, ütleme niimoodi. Võin ausalt välja öelda.
tekitab natukene peavalu mulle. Siis ma kaalun teist asja, ma mõtlesin, et võib-olla hooaja algul olla siin, et E-ringas tuleb sisse, saaks võrku ka natukene panna, aga siin ei ole seda kalareist. Türa see vesi on vaata, mis värvi reist. Paistab läbi, Oleks, et oleks must vesi, siis kala ei näeks, et sa sõidad, saad kala kätte, aga siin on puhas vesi. Vaat, ja rooli ei saanud ka eile kätte, tahtsin rooli kätte saada, et ära värvida, see on siia, ma arvan, et siia on nii kui ta pandi siin kuradi 18. sajandil, nii ta on siin küljes ja siit seda kätte saada ei olegi praktiliselt vist võimalik üldse. Ühesõnaga hädaldada ei ole midagi. Tuleb lihtsalt läbi mõelda ja õiged otsused teha. Aga see teema on lihtsalt rohkem selles, et kui ma mõtlen kõik need 3 versiooni läbi, see sadam, mis on 50 kilomeetrit, see teine sadam, mis on 20 kilomeetrit, siis ma olen juba pooled asjad ära unustanud ja ma hakkan uuesti seda mõtlema kõike ja siis on kell on 12 päeval ja mul on juba kuulid koos. Ma ei tea, mida teha reistad. Et see on siuke paras perse. Siia saaks selle uue kuradi vanakooli 5-hobuselise Yamaha 2-taktilise taha panna, see jälle peaks jõudu küll olema, et ütleme sealt ranna ääres sadamasse ära tuua. Nagu ma ütlen, et kõik on siuke kuradi olukord raiskelt. Aga mis see selleks, ju ma ikkagi ühelt maalt ranin välja. Edasi, mis tänases videos juhtuma hakkab see, et kenekas oli perses, eile võtsime maha. Eile võtsin keneka maha ja tuli välja, et kenekas annab ainult 12,7 volti, mis on siis häbematult vähe minu ilusa paadi jaoks. Ütleme niimoodi. Et ta peaks andma ikka 13 millegiga või 14 välja. Aga ta ei anna. Ja siis ongi see teema, et tuleb uus kenekas peale panna, juhtmed külge ja proovida. Ma ise arvan, teate mida või? Et kuna see kenekas, nagu Kent ütles, see on Hiina kenekas kindlasti, siis võib-olla ta ei kannatanud külma, võib ju olla. Meil tuli ju 14-15 kraadi külma. Ma panin ta detsembrikuuses peale. Siis võis juhtuda siuke asi, et ta ei kannatanud lihtsalt külma. Minu siuke kerge arvamus, et võis ju olla niimoodi, et ta ei kannatanud külma. Sellepärast ta perse läkski. Sellepärast, et algul vana kalur ütles mulle, et algul kenekas oli laadinud. Ma ei tea, mis nipiga ta seda kontrollis või mis ta tegi, aga ta ütles, et algul oli kenekas oli laadinud. Siis järelikult midagi pidi juhtuma. Kas ta sai niiskust ja siis kurat kooles ära või midagi, pärast külmus ära. Aga seda see nagu kohe, selle me raalime nagu kiiresti välja. Sellepärast, et ma panen uue keneka peale, täpselt sama kenekas ja siis ma saan proovida, et mis teema on. Ja rihmaga ka mingi asi, et nii. Aga jah, selle sadamaga ei ole nii sama lihtne reista. Sellepärast, et ma tahan algul natukene katsetada, kas ma seda püüki kõike, mis mul meele järgi on. Ma ei viitsi nagu neid siukseid rahasummasid välja käia
kohe ehku peale onju. Sest ega mul on söök laual. Vahet ei ole, kas ma saan kala või ei saa. Pärast, et ma saan alati kalurite käest pätsata. See ei ole pätsamine tegelikult, see saate valesti aru. Ja see ei ole ka nagu laenamine. Selles koha pealt te saate ka valesti aru. See on sellepärast, et nad teavad, et ma söön ainult kala ja ma müün nende kala hästi kallilt. Näed, eile müüsin itaallastele 10 kilo nende kalafileed ja 28, ei pea 30 euri kilo. Jah, ongi 30 euri kilo müüsin. Nad ise oleks saanud 110. Ise nad oleks saanud, mis teeb 110, kuskil 15-16 euri saavad kilo eest, aga ma müüsin itaallastele 30 euroga kilo, nii et nad teenivad topelt ja siis neil ei ole absoluutselt selle vastu mitte midagi, kui mina sealt nii nimetatult natukene näpistan seda. Nüüd oleks vaja see paat tööle panna ja siis oleks vaja vaadata, kas see kenekas töötab. Täna ma unustasin võtmekomplekti maha juures. Mul ei ole nii väikest võtit vist, millega seda sealt ainukesed asjad on need. Jälle jah. Alati on võtmekomplektis täpselt see võti puudu, mis on nagu kõige olulisem. Järelikult täna ma ei saagi siit poolt. Veitsi autosse küll selle pärast minema hakata. Pean ikka kuidagi ta lahti selle pärast. Ja kuidagi võtme uuesti siia külge saada. Aha, tuli. No nii palju ta tuli vähemalt. Aga ma kujutan ette, et kinni panemisega võib küll raskemaks minna. No aga akuklemmid või need keneku juhtmed võib-olla ei peagi nii kinni olema üldse. Ega mina ei tea ka. Ei ole mingi elektrik. Mul on vaja ta lihtsalt teada saada, palju ta voolu välja annab. No selle juhtme ma saan ilusti kinni selle pärast. Pärast, et selle jaoks on mul võti. Ei no, kui ma panen need akuklemmid külge ja panen ta käima, siis ma saan testriga mõõta juba siit pealt, kas ta annab või ei anna seda voolu välja, mis ta peaks. Mis mulle lubatud on. Küla valetavad kõrreis. Et mul peab ikka see paat, ütleme nii, korras olema. Või ma siit jehhat tõmban. Et jah, siuke väike perse on olukorra nimi on perse. Ütleme nii. Ja siis on veel turiste. Need segavad püüki. Ütleme nii. No üks vis kindel, et teiste tangidega ma seda mutrit siin küll nüüd nii kinni ei saa. Siin on igasugused kuradi poldid juba ees.
Vaata, kus ma nüüd roolisin välja, võib-olla niimoodi saab keeratada ta üldse. Tundub, et saab. Aga midagi sama lihtsalt läheb lahti ka. Ja see on, kuidas ma siit näppudega teda keerata ei saa. Nii. Nüüd on natuke üle pingutada. Ja ütlen, et esimese hurraaga käib küll. Mida? See tuli küljest ära sealt. Mis mõttes? Kuidas see sealt küljest ära sai tulla? Mutrid on teistpidi, need peab teistpidi olema need mutrid seal. Ma pean lahti, ma panen praegu kinni muidu. Pärast ma panen keeran mutrid teistpidi, siis päevitama hakkan, siis panen uuesti tööle, siis vaatame, mis ta näitab. Mul saab muidu enne patarei tühjaks, kui see oodake moment. Noh, panin selle juhtmed korralikult kinni ja aku ka peale. Ja nüüd soojendan natsa. Teen selle küta natukene soeks, sest eile oli sama teema, et ma ei saanud teda käima. Mina ei tea, üks päev läheb, aga öösel oli kuradi ainult 2 kraadi, sellepärast eile öösel sama. Ainult 2 kraadi. Ja ei läinud käima. Lõpuks soojendasin pütta, siis läheks kohe pumm käima. Ma ei tea, üks päev läheb käima, teine päev ei lähe käima. Siin on see aga teeme vatset ja siis saab mõõta, mis see kuradi see teeb. Mis see kenekas teeb? See on küll igamine nuss, kui see hakkab jeblama siin. Nagu mul midagi muud teha ei oleks. Siin neid kenekaid vahetada. Varsti võib juba kuskil need keneka servisisse tööle minna. Et siis kui keneka servisisse tööle minna, et kui kellelgi on vaja, siis teie vahetate seal kõvasti keneka. Ma kujutan ette. Okei. Talle siis veel bentsu. Midagi ära ei unustada. Okei, siis võiks proovida seda. Mul millegipärast on tunne, vaata ma võtsin selle lahti siit. Ma võtsin selle lahti, siin on klapid all, on süke, siit läheb süke toru niimoodi. Otse siia kuhugile, selle koha peale. Ja kui sa siit ülevalt valad, ma arvan, et ta ei jõua sinna sellesse torusse nii kiiresti. Et see võib ka olla. Ega mina ei tea, ega ma ei ole spetsialist. Okei, siis tuleb võtta siuke vend nagu Ramsey Cleaner. Vaatame sellega. Sellega tundub, et ta tahab nagu rohkem seda teha.
käed ka veel selle pasaga kokku, pidin ma kindlalt käest ära võtma. Aga selle jaoks on, kui on väljas soe, siis läheb käima. Kui on väljas jälle külm, siis käima ei lähe. Siuke kuradi loogika on sellel vennal siin. Ma ei tea, kas see on mingi soojamaa selleks ehitatud. Nojah, võib-olla ennem, vaata, see on 50-60 aastat vana, siis võib-olla oli see teema, et oli Taanis nii kuradi soe, et nad ei arvestanud sellega, et võib tulla mingi miinuskraad ka vahepeal. On nagu minu arvamus sellest asjast. Et aga pole midagi teha, tuleb. Ma soojendan seda pütta veel, sest eile see aitas selle püta soojendamine. Aga nüüd ma olen siia kõvasti igasuguseid asju üle. Pean ettevaatlik olema, et siin jälle midagi maha ei pole. Et siin maa midagi ei pole. Asi on väga lihtne, ma võin teil kohe ära öelda. Kui seda käima saad, siis on korras. Kui käima saad, siis on korras. Siis on pohhu. See esimene käivitus ongi see, mis on nagu, kui seda käima saad, siis ta tiksub igat pidi. Ei lähe kuumaks, ei lähe mitte midagi, kõik töötab. Sõidad ringi, kõik on 5+. Aga see ongi see moment, et seda on vaja nagu käima saada. Seda on vaja lihtsalt käima saada. Rohkem gaasi ja pole midagi. Kõik linerid peale ja seal võib hästi huvitav olla, kus luba ka reistud. Seal on huvitav, kus lähed sinna sellesse lukssadamasse ja seal hakkad seda käivitama ja tööle panema ja seal on mingid turiste paksult täis. Ma ei tea jah, miks teda nii raske käivitada on, kui öösel on siuke kuradi. Täna öösel vist oli ka, ma vaatasin hommikul auto oli äärmas. Siis järelikult pidi ikkagi mingisugune kraad olema. Aga me ei pannud üldse tähele, kas tagant tossu tuli või? Te vaatasite või? Sinna on vaja vaadata. Tossu tuleb sealt või? Tagant. Ma ei tea, ma ei saa seda kaamerat nii panna, aga vahetus ära. Oota. Ma lasen siia ja siis lasen sinna alla õhupuhastisse. Türa küll. Asi on selles, et ma ei saa seda seal ju käivitada turistide maja ees, kes maksavad selle 2000 € nädala ees. Eile ta läks ikka käima lõpuks. Nii et selles suhtes pole häda midagi. Natuke käiamist vajab, kui saab aku töö või selle keneka tööle, siis on pohhu.
Pärast lõpus ta ikka läheb tööle selle täisakuga. Aga üks päev oli 10 kraadi sooja või 11-15, ma ei mäleta, kui palju oli. Siis ma tulin siia, siis on mitte midagi. Läks kohe käima, plõks. Aga täna öösel oli külm ja eile öösel oli külm ja ongi korras. Ei taha nii väga. Aga noh, küll ma ta käima saan. Sest mul on vaja ikkagi teada saada, mis see vend teeb siin. Laeb või laeva. Oho, keegi lõi seal kuskil. Vaatame, paneme bentsu. Võib-olla annab see mingi parema efekti talle. Ei tea jah, küll ma ta käima saan. Küll ta lõpuks käima läheb. Ma peaks seda tegema. See läks üldse meelest ära. Tal võib-olla vajub see alla, kütt alla. Ma pean võtma siit selle lahti. Ja laske mulle pumbata, vahan näha, et kütt üles jõuab. Siis kinni panema. See nupp on. Võib-olla niimoodi peabki käivitama teda. Võib-olla niimoodi tulebki käivitada selle asemel, et igast paske siia sisse lasta. Homme tulen siis proovingi niimoodi hoopis käivitada teda. Võib-olla tal vajub kütt alla ära ja ta ei saa kütti kätte lihtsalt. See võib täitsa nii olla. Nii, nüüd tuleb oluline protseduur. Ma hakkan mõtlema, et see asi võibki niimoodi olla täitsa. Et see kütt vajub lihtsalt öö jooksul alla ära ja ongi kõik. Sellepärast, kui sa praegu ta seisma jätad, siis ta läheb kohe käima. Vähemalt ma loodan. Nii ta on läinud vähemalt. No vaatame siis, kas see töötab. See ei ole piisav ju.
1,7 ei ole piisav ju talle. Huvitav, kas see lõppkokkuvõttes akut läheb või ei lähe või? Siin on 12,8. Huvitav, kas see laeb või ei lae? 12,8 on natukene vähe vist või? Küll ega ma ka ei tea veist. Kas 12,8 on piisav, et akut laadida või? See on uus genetis. Aga äkki on tal see siin. Äkki ta ei saa massi korralikult, siis tuleb võib-olla ta ei saa massi õieti sellest kuradi jurakast on roostes. Võib-olla peaks eraldi massi juhtme panema. Ei tea ka. Ei, see ei olnud praegu massiga üldse seotud. Muidugi. Seda nii tark ma peaks küll olema. Oskagi öelda, üks ütelge mulle kirjutage, kas see 12,8 on piisav või ei ole. Või äkki ei sobi üldse see generaator selle mootoriga kokku või mina ei tea, mis siin võib olla. Ei tea jah, aga no jätkame juba. Tuleb välja, et ikka ei lae. 11,9 on, aga tead mille, mis ma hakkasin mõtlema või? See mass, mille küljeks see on siuke natukene roostes. Ta võib-olla ei saa õieti massi. Tagasi lähen, siis ma puhastan ära selle rauajupi, mis läheb mootori külge. Ja siis proovin uuesti. Ja homme proovin uuesti ka seda, kui käima panen niimoodi. Võib-olla saab pildi selgeks. Praegu on nagu 11,9, see on vähe. Aga see võib olla ka siin ja valetab, ütleme. Sest aku juures oli ju 12,8. Et võib-olla siin juhtmetega läheb nagu kaotsi vaata. See on sama nagu Venemaalt saadad ja ostad mingi konteineri. Pooled asjad kaovad tee peal ära, kuna tuleb kuu aega. Mida vett on vähe, 0,2. Mida vetti või? Võib-olla nalja asi. No tuleb vetti juurde. Näitas juba 3, noh, tuleb kurssi niimoodi oli. Veega ka veel kitsad. No pole hullu, ma lähen laevad ees. Aga selge, eks näete juba järgmises videos. Kas see massi juhe aitab ära või selle massi ära puhastan aitab või aita. Ja kuidas ta siis käima läheb, kui ma lasen algul kütti peale pumbata niimoodi. Ei tea, kes te näete või ei näe, aga üks nõuab seal. Üks on seal. Ma lähen siit traalides. Täna siuke ilus ilm.
lähen teen väikse tiiru sinna poi juurde ja tagasi. Siis mõtlesin, et panen selle kinni lauad ette. Siis ma arvan, et mürin peaks ka ära kaduma. Muidu natuke tuleb mürinad sisse siit. Ei tea jah, kas neil on ka midagi või? Vesi on jube madal. Siin on praegu 0,5 vaadata. See on ikka sitaks vähe. Natukene sinna poole lähed on perse juba. Põhja peal kinni. Aga noh, ma tean siin kõiki neid auke. Linnapoisid ei tea. Ilm on kuldne. Kõik on väga hästi. Vaat nii on laad. Kala on siin rääks, aga ma ei tea, mis kala see on. Heeringasüsteemid ei võtnud igadel, ma ei tea, mis kõrge kala see on. See võib olla ka koha või midagi siukest või lõhe, mis sisse tuleb. Ei tea. Ei oska öelda. Kala, see peaks olema üks kala, suur kala 4 meetri peal. No elu võib ikka jube naljakas olla. Läksin kalamaja pööningule otsima juhet, et viia mass siit sinna raami külge otse.